üliraske ilm, üliraske rada, ülipalju draamat, klass 53 võitja Toomas Repp, viimane etapp Matsi Autokross Ralli.ee soovib palju õnne. Tänud. Kui me nüüd hakkame vaatama poolfinaalidest alates, no sa olid alati edimene. Peaaegu. Aga kui raskelt ta tuli? Ei tulnud raskelt. Ei tulnud tegelikult? Ei tulnud. Stardis ette ja lõpuni välja ja. Aga kas sa nüüd, või on see küsimus pigem peamehaanik Raivo Ojavärdele, ühinesid jälle meiega. Äkki oskad sina selles võidusaladuse öelda, miks oli Toomas täna nii üle kõikidest? Täna sellepärast, et täna pingevaba sõit. Meil ei olnud midagi võita, meil ei olnud midagi kaotada. Ja see oli esmatähtis asi. Said rahulik olla, et esimest me ei püüdnud, see Mait sai Lätis selle kätte. No tegelikult Maidul oli vaja üks punkt veel saada sellest. No see on võimalik. Oligi tal. Ja see oli olemas. Ja ongi pingevaba sõit, see tähendab väga palju. Ja nii, ja kas sa, Toomas, oled selle väitega nõus? No, mehaanikuna pead ikka. Ega timega ei või tüüli minna. Muidu pärast mootor ei käi ja auto ei liigu. Aga mitmendaks sa nüüd tulid Eesti meistrivõistluste kokkuvõttesse aastal 2019? Teine nüüd. Ja kui palju sul punkte puudu jäi? Oi, kõvasti. Esikohas. Kõvasti. No eks Miltene neelas punkte ja Tapa. Et seal oleks olnud huvitav põnev. No jah, mõlemad ju katkestamine. Ja mõlemad olid sul katkestamine, sealt läksid hirmsad punkid. Raivo, kas nüüd võetakse auto lahti, kõik rebildid või minnakse sama autoga uuele hooajale vastu? Ei, nüüd otsustatakse täna õhtul, mis saab Saaremaa. Isegi selline intriig on nõus? Võib-olla, siis tuleb auto ümber lihtsalt loopida jälle. No siis on sul jälle unetu tööd? No, nädalakene. Kõigest? Mis ta siis on? Ainult otsus, kõik oleneb Toomasest olida. Ja mida arvab sellest asjast Toomas? Väike selline küsimus ja intriig fännidele õhku äkki visata? 15% olen mine ja... Seda on ikka veel vähe. Aga ma loodan, et iga päevaga see protsent tõuseb. No vaata, fännid on 90%. Fännid on 90% minejad. Aga oskad sa nüüd just konkreetselt Krossi poole pealt öelda oma järgmise hooajaplaanid? Fännid kindlasti suruvad peale, et sa sõidaks. See Krossi sõitmine oli 1 aasta plaan, läks 2 aasta peale, nüüd on 7 aastat sõidetud, et juba kogu aeg tahaks ära lõpetada. No aga seal, kus 7, seal ka 8. No, ma ütlen selle peale, et või Mikko või Mait või need veel, kui need lähevad rivist välja nagu vaheaja, siis ei ole meil mõtet sõita. 5 autoga pole mõtet sõita. Ei ole mõtet. Et see kaob nagu huvi ja konkurents, et see lihtsalt ei paku sulle üldse pingetina. Ei ole mõtet aega. No aga selle etapi võit on võit. Eesti hõbe on sul käes. No, igavene teine. Sa oled ka Eesti meister? Ei ole. Ei ole? Siis ma natukene eksisin. No, siis sa ei tohi ikkagi hooaega vahele jätta. Me oleme jätnud aastaid 1 etapi vahele. Ja see on jälle punktene. No see on ka nimelt tehtud, et on ka igavene teine. Igavene teine, aga see oli juba nagu taotluslik. Siin mõtlesin, et sõidame kõik etapid. Ja. Aga loodame, et ikkagi tuleb ka 8. aasta, aastal 2020, et 15% saab Saaremaal 100%. Ralli.ee soovib õnne võidu puhul, tänab intervjuust. Raivo, sulle samad sõnad. Aitäh.